Aitäh sissejuhatuse eest ja alustaksin sellest, et tark Postimees on pealkirjaks pannud inimkapitali väärtustamine. See pealkiri intrigeeris mind üsna mitmel moel. Võib-olla kõige rohkem läbi sõna inimkapital. Ilmselt on juba hea mitu kümnendit läinud mööda, mille vältel on vastustatud niisuguse sõnakasutus üleüldse. Ja ma arvan, et selles sõnas inimkapital peegeldub ka osa sellest probleemist, mida me täna adresseerime, ehk siis kuidas võita järgmine kümnend. Kuidas võita järgmine kümnend sisaldab kuskil ridade vahel arusaamist, nagu me oleksime eelmise kümnendi, kui mitte kaotanud, siis vähemasti viiki jäänud. Ja numbrilises mõttes ta võib-olla ongi enam-vähem õige. Mõnedki nendest graafikutest, mida me täna nägime, kipuvad seda näitama. Kas see ka päriselt niimoodi on, julgeksin ma siiski kahelda. Enamus meist, kui me mõtleme ennast 10 aasta taha, aastasse 2007, tajuvad tänases olukorras siiski üsna suurt, paljuski põhimõttelist edenemist. Ja ma arvan, et ka majanduslikus mõttes. Me oleme ilmselgelt targemad, tugevamad ja kindlamini jalgadega maas, kindlasti ka realistlikumad ja kriitilisemad. Mis siis meie mure on selle eelseisva kümnendiga, eriti nii, nagu me seda täna siin saalis adresseerime? Kui hästi lihtsalt kokku võtta, siis tahaks rohkem raha. Mis see majanduskasv siis muud on, kui see rikkuse kasvamine, mida me eurodes kokku loeme ja mida meil on parasjagu 20+ miljardit ja mida me lihtsalt tahaksime, et oleks rohkem. Kõigepealt isiklikult, siis sõpradel, sugulastel, siis ettevõttel ja lõpuks Eesti riigil tervikuna. Majanduskasv jääb lootustele alla, rikkust on vähe. Aga probleemid selle kasvuga on palju keerulisemad. Ja ma arvan, et olulises osas ulatuvad kaugemale kui majandus. Või õigemini, nad ei olegi peidus majanduses. Ja sellepärast olen ma selle ettekande inimkapitali väärtustamine täiendanud niisuguse lisandiga nagu 3 väljakutset. Mis on need 3 suurt väljakutset, mis selle eelseisva kümnendi kujundamisel meie ees seisavad ja kuidas nad suhestuvad inimestesse ja võib-olla ka kapitali. Tõenäoliselt mitte inimkapitali, nii nagu seda kapitali keskses maailmas mõistetakse. Mitte kaugele selja taha jääb Eesti Vabariigi 99. aastapäev ja presidendi kõne, kus ma noppisin tänasesse konteksti 2 fraasi. Loodetavasti mitte kontekstist välja tõstetuna. Tsitaadi algus. Suureneva sissetuleku puhul vähendavad nad oma tööaega. Ja edasi, nad õpivad, töötavad, reisivad ja saavad lapsi selles rütmis, mis just neile sobib. Jutt on siis inimestest, kes on ilmselt nooremad kui siin saalis viibijad ja keda me tavatseme X, Y ja Z generatsiooniks nimetada. Ja ma arvan, et see on õige tähelepanek. Seda ei ole mitte ainult meie siin tähele pannud, vaid seda on tähele pandud kõikides arenenud riikides ja üha kiirenevalt. Mida see tähendab? See tähendab natukene seda, et rikkuse teenimine ei ole enam nii tähtsal kohal, nagu me võib-olla tahaksime.
Nendes graafikutes, mida me siin nägime, kajastub ta tegelikult selle nõudluse nõrkusena. Raha pakkumine on, toota suudaks, aga nõudlust ei ole. Nõutakse teisi väärtusi. Ma teadlikult jätsin kasutamata sõna teisi asju. Soovitakse teisi inimkesksemaid väärtusi. Need on olulisemad. Mitte kõikidele, aga väga paljudele. Ja tundub, et paljudele just haritumatele inimestele. Ma ei tea, kas see nimi kehastab kõige paremini seda hoiakut, aga vähemasti ühte otsa nendest hoiakutest. Ja see sõnavõtt, mis hiljuti selle autori, lindvistilise autori suust Rail Balticu kohta kõlas, on üsna indikatiivne. Jutt on siis Valdur Mikitast, aga mitte ainult. Ma arvan, et see tekst kõnetab paljusid inimesi, ka väga paljusid ratsionaalselt mõtlevaid inimesi, aga veelgi rohkem inimesi, kes juurdlevad selle üle, mis üldse on tähtis, mis on mõte, mis on väärtus, mille nimel elada ja pingutada. Ja seepärast ongi raske sellisel mõtteviisil rakendada ennast majanduskasvu vankri ette. Sest majanduskasv on tarbimisele üles ehitatud. Rohkem tarbimist on tähtsam kui vaba aeg või mis iganes muu väärtus. Ja võib-olla ongi õige järeldus, et kapitalikeskne mentaliteet ja eduvalem, mis jämedates joontes veidi vähem kui 150 aastat on õhtumaist tsivilisatsiooni edasi vedanud, hakkab otsa saama. Ja sellest väärtusvoost kaldutakse ühele poole, inimeste poole, aga kaldutakse ka teisele poole, ideekesksele väärtusruumile, mis tegelikult on globaalses mõttes kõige suurem väljakutse, suuremgi kui võib-olla meie sisemine väärtusruumi ebakindlus. Väljendagu see siis radikaalse islamina või imperiaalse suurvene šovinismina. Ka nende inimeste hulk, kes peavad rahast ja vabast ajast ja inimlikkusest vähem lugu kui võimust, Jumala või idee teenimisest, ei ole puudu. Ja eks iseenesest on tõsi ka see, et need inimesed, grupeeringud, riigid ja rahvad, nad väga majanduskasvust ei hooli. Õieti nad kuidagi hõljuvadki sellega hoopis mingis teises suhtes. Kindlasti ei muretse nad selle üle, mitu protsenti nende majandus või nende kontrolli all olev majandus kasvab. Nii et võib-olla see väljakutse, mis meil ees seisab, väärtuste lahknemine ja hajumine, on üks kesksemaid. Kui me enam ei peagi tegelikus käitumises tarbimist ja majanduskasvu oluliseks, no kuidas see majandus siis kasvada saab? Aga oleks see siis ainukene väljakutse? Neid väljakutseid on veel. Võib-olla lihtsamaid, võib-olla praktilisemaid, aga kindlasti midagi, millele peaksime tähelepanu pöörama. Töö kadumine niisuguses mõttes, nagu me seda oleme tundnud, isiklikult tundma õppinud või raamatust lugenud, töö, mis tavaliselt tähendab tööle minekut, töölt tulekut, töökohta, töö tegemist, kellast kellane, aastast aastasse, ühel eri ameti ja kutsealal kuni pensionini. Niisugune töö kaob ära. Asemele tuleb midagi,
mida ilmselt on võimalik käsitleda tööna selles mõttes, et ta loob väärtust kolmandatele isikutele, ehk siis töövõtja, tööandja suhtes kolmandatele isikutele ja mida on võimalik universaalse pulgaga mõõta, ehk siis rahapulgaga või SKP-ga. Midagi niisugust jääb. Aga ilmselt tema avaldusvormid on palju keerulisemad, just nii, nagu presidentki osundas. Just niimoodi, sellises rütmis ja nii, nagu neile sobib. Tavatsetakse seda tööd teha. Sellega kaasas käib veel midagi, millest me oleme vähem rääkinud kui võinuks. Ehkki räägitakse juba. Ja see seisneb selles, et olulisemad kui teadmised konkreetsel alal, konkreetses ametis, konkreetse kutse täitmiseks on geneerilised või ülekantavad või isiksuslikud kompetentsid, mida on vaja selleks, et mitte üksinda, vaid sotsiaalse töötava olendina toime tulla. Inimene üksinda ei suuda enam suurt üldse midagi korda saata, millel väärtust oleks rahalises mõttes. Väiksemates kogukondades, ka väiksemate integreeritud, klasterdatud ahelatena, kuni suurte globaalsete tarneahelateline välja, ühe inimese töine panus iseenesest ei omagi enam suurt iseseisvat väärtust ja tähendust. Just niimoodi, nagu ei ole võimalik enam ühelgi inimesel aru saada, mis asi on meie taskus olev mobiiltelefon. Mitte keegi ei tea, mis seal sees on, kui võtta sõna-sõnalt. See on tohutu hulga inimeste kollektiivne looming, kellest igaüks teab ühte pisikest detaili. Tööd ei teegi enam inimesed, vaid suured kollektiivid, olgu nad siis transnatsionaalsed või transglobaalsed kompaniid või väiksemad seltskonnad lühemate kokkulepetega kokku seotuna. Niisugused kompetentsid aga vajavad teistsugust hooldamist ja harimist kui klassikalised teadmised, mida rahvusriikide rahvuslikud haridussüsteemid on üsna edukalt kultiveerinud, kus 300, kus 800 aastat. Geneerilised kompetentsid edenevad teises vormis ja olulise panuse nende väljaarendamisse annab kodune keskkond ja varajases lapseeas saadud kogemused, mis on ka üheks seletuseks sellele, et kui maksumaksja raha kuhugi suunata hariduses, siis kõige suurema tulukusega on see alushariduses veel enne lapse kooliealiseks saamist. Tõenäoliselt just sinna sektorisse tuleb pöörata ka haridussüsteemis põhiline tähelepanu, sest hilisemas elus on need võõriti kasvamised raskesti kompenseeritavad, samal ajal kui teadmisi, oskusi, eriti pidevalt uueneva tehnoloogia vallas, on võimalik omandada üsna kõrge eani. Eks see tähenda ka seda, et haridussüsteem, nii nagu me tunneme teda täna, ilmselt muutub ja võib-olla on pigem küsimus selles, kas ta muutub riikliku poliitika tulemusena või laiema sotsiaalmajandusliku arengu survena, mida kannavad pigem erasektor kui avalik sektor. Olen varemgi väljendanud mõtet, et kui minul oleks vaja nullist alustada rahvusliku haridussüsteemi ülesehitamist, siis kontsentreeruksin ma aastatele 2–16. Just sinna tuleks pöörata põhiline tähelepanu ja toetus peredele ja kogukondadele hea tulemuse saavutamiseks. Ja sealt edasi toimiks integreeritud kutse- ja kõrgharidussüsteem põhimõtteliselt erinevatel alustel kui senine. Ehk siis maksumaksja panustaks sinna täpselt nii kaua kui vaja, ehk siis selle hetkeni, kui inimene leiab oma esimese töökoha. Sealt edasi algab elukestev õpe, kuhu panustavad võrdväärselt nii tööandja, töövõtja kui ka ühiskond seal, kus esimesed 2, mis iganes põhjusel, toime ei tule. Haridus esimese töökohani, sealt edasi midagi, mida inglismaa keeli nimetatakse võileivastumiseks. Tööd,
ja haridust nano, mikro, milli, tetsi, mis iganes kraadide moel, ühepäevaste kursustega, ühenädalaste ümberõpetega, 100 päeva kesknevate põhimõttelisemate hariduslike jõupingutustega, klassikaline 5-aastane kõrgharidus, mida paljud tänapäevani taga nutavad ja põlgusega suhtuvad 3+2 mudelisse, kaob ilmselt ajalukku kiiremini, kui me seda täna usume. Kes on jälginud Euroopas hariduspoliitikas toimuvad, teavad, et britid on tõsiselt võtnud ette oma niigi lühikese kõrgharidustsükli veelgi lühemaks muutmiseks ja peavad oluliseks 2-aastaste kõrgharidusdiplomite juurutamist umbes sarnaselt, nagu Ameerika Ühendriigide community college'id seda juba ammu teevad. Ja teame ju meie Eestiski, et enamus üliõpilasi juba õpib. Ja millest see meile räägib? Armastatakse erinevatel poliitilistel põhjustel öelda, et noored õpivad selleks, et teenida endale elatist. Ja ka see on õige ja oluline. Ehkki traditsioonilises mudelis peetakse üliõpilasi üleval kas siis avalikest või perevahenditest. Ja nii võiks see olla ka Eestis, kuid see annab märku 2 hoopis olulisemast ja sisulisemast tõsiasjast. Esimene ja kõige olulisem. Need inimesed saavad tööd. Need noored, klassikalises mõttes harimata inimesed suudavad toota väärtusi teistele, mida need heal meelel raha eest ära ostavad. Ju siis see moodne maailm oskab kasutada neid kompetentse, mis on klassikalises mõttes noortes peidus ja mida klassikaline majandussüsteem siiamaani õieti tarvitada ei oska. Ei tee nad seda täisajaliselt, ei tee nad seda klassikalises vormis, aga ometigi teevad ja saavad hakkama. Ju siis on õigus presidendil ka selles mõttes, et nii nagu oma pensioni ja sotsiaaltoetuste süsteemi peaksime me ka oma haridussüsteemi vastavalt ümber korraldama. Kas ja kuidas on keeruline, ainuüksi nende mõtete väljaütlemise eest saan ma ilmselt palava tähelepanu osaliseks, rääkimata teoks tegemisest. Aga teha seda tuleb ja nagu ma ütlesin, kui seda ei tee riigid ja valitsused, siis teeb seda tegelik elu ja teeb seda kiiremini ja omal moel ja kindlasti mitte nii, nagu meie seda võib-olla tahaksime. 3. väljakutse. Üleilmastumise lõks. Oleme Eestis väikeses, mitte väikeses. Eesti ei ole väike riik. Eesti on väga väike riik. Mida me oma väga väikeses riigis oleme õppinud ja ka edukalt ellu rakendanud, on avatus. Esmalt poliitiline, seejärel majanduslik ja palju tõrksamalt ja kõhklemisi vaimne avanemine maailmale. Eks see viimane olegi kõige keerulisem, sest siin peab muutma iseennast. Aga ilmselge on, et väikesele, rääkimata väga väikesest majandusest ja ühiskonnast, on suhtlemine ja avanemine elutähtis. Aga päris selge on ka see, et see ei ole kaugeltki probleemitu. Ja me teame, et see ei ole probleemitu mitte ainult meile, vaid ka paljudele teistele riikidele, kes vähemasti jagavad meiega ühiseid väärtusi ja ka ühist poliitilist ruumi Euroopa Liidus. Avanemisega on seotud hirmud võõra ees, mis iseenesest on ka ju kaasa sündinud oskus olla ettevaatlik kõige selle suhtes, millega sa ei ole harjunud, millega sa pead toime tulema, mis nõuab selleks energiat ja sunnib sind mugavustsoonist välja tulema. Aga see tähendab veel midagi, millega meil on olnud ka majanduslikus mõttes raske toime tulla. Jah, me suurendame oma eksporti ja loodame sellest majanduse edenemist. Aga vähe oleme andnud endale aru tõsiasjast, et eksportimine tähendab ka
kapitali kontsentratsiooni, suuremaid koguseid, müügivõimekust. Suuremad kogused omakorda tähendavad seda, et me ei saa Eestis enam kõiki neid asju teha, mis me oleme harjunud tegema. Kui me tahame midagi teha palju, siis me peame midagi tegema vähem, midagi jätma tegemata. Enamuse nendest asjadest, mida me Eesti majanduses teeme, jätame me järgneva 20 aasta jooksul tegemata. Neid teevad teised, sest nemad teevad meist paremini. Ja meie teeme seda, mida meie teeme kõige paremini. Kui me seda protsessi suudame targalt juhtida, siis läheb meil paremini. Kui meid selleks sunnitakse, siis läheb teistel paremini. Nii et siin on kindlasti valiku ruumi. See ei ole teooria, see on praktiline küsimus, mitte ainult majanduses, vaid ka hariduses. Oleme kuulsaks saanud, tõsi, vastu tahtmist küberkaitse vallas. Meil on suurepärased võimalused olla välja arendada küberkaitse õppekavad Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös ja tõenäoliselt oleme me vähemasti mõneski mõttes maailma parimate hulgas selle alase hariduse andmisel. Selleks, et tõepoolest saada säravaks tipuks, oleks meil veel vaja kontsentreerida, veel rohkem ressursse suunata kitsalt selle eriala edendamisse ja arendamisse, veel rohkem kutsuda siia mujalt maailmast üliõpilasi ja õppejõude. See kõik võiks olla umbes 10 korda suurem. Kõikidest nendest spetsialistidest ja kõikidest nendest lõpetajatest vajab Eesti Vabariik napilt 5%. 95% peaksid mööda maailma laiali minema. Just samamoodi, nagu lahkuvad Cambridge'ist või Oxfordist 95% nende ülikoolide lõpetajatest. Kui me sellest aru saame ja selle nimel oleme valmis pingutama, siis oleme me midagi tõepoolest globaalsel tasemel saavutanud. Aga selle hinnaks on see, et me paneme midagi kinni. Kinnipanemise otsustamine aga tundub olevat palju keerulisem kui esimeses väljakutses kokkuleppimine. Ja veel midagi, mis seisab meie riigi ja rahva ees niisuguse suus ringi käiva kuuma kartuliga või kartulina. Oleme ja üsna edukalt kutsunud siia välisüliõpilasi üle terve ilma, ka väljaspoolt Euroopa Liitu, nii Aasiast kui Aafrikast. Ja see on võimalus. See on tõepoolest meie võimalus. Tehnikaülikoolis on neid juba üle 1000, neid võiks olla üle 2000, isegi üle 3000. Aga enne kui seda numbrit veelgi kasvatada, küsin mina, ja peaksime me küsima kõik, miks me seda siis lõppude lõpuks ikkagi teeme. Mis kasu sellest kasvab meile siin Eestis, kodakondsetele või mitte. Kõik riigid, kes nende talentide nimel pingutavad, näevad nendes eelkõige sotsiaalmajanduslikku arengut toetavat ja edendavat jõudu. Läbi kogemuse, läbi uute suhtevõrgustike, läbi teistsuguse maailma nägemuse, lisaks isiklikule andekusele ja talendile, võiksid need noored inimesed panustada Eesti majandusse nii õppimise ajal kui pärast seda, jäädes siia tööle, kes pikemaks, kes lühemaks ajaks. Aga seda juhtub äärmiselt harva. Enamgi veel, seda juhtub muret tekitavalt harva. Ja kui sa oled veidigi kaugemalt pärit ja veidigi teistmoodi välja näed, kui keskmine Tallinna tänaval liikuv kaasmaalane, siis ei ole sul lihtne isegi eluaset leida väljapool Siidisaba ühiselamut.
Internetis tõsi saad kokkuleppele, aga kohale jõudes ustele koputades kuuled pärast ukse avamist, et just sai see välja renditud. Ja nii jälle ja jälle ja jälle. Ja siis, kui sul on vaja leida praktika kohta, siis vaatad sa, et Eestis on Skype ja on ABB ja kuskil Eestist kaugel on TransferWise ja siis võib olla veel paarkümmend rahvusvahelist tööandjat. Aga seda kindlasti ei ole piisavalt kõikidele üliõpilastele praktikakohana. Ja siis tuleb välja, et inglismaa keeles on seal raske toime tulla, sest kogu asjaajamine käib kohalikus armsas eesti keeles. Ja eks ta ongi keeruline. Eks me teame ju omast käestki, et meil on eestikeelseid ja on venekeelseid ettevõtteid, aga neid, kus mõlemas keeles edukalt toime tullakse, on kahetsusväärselt vähe ja nende arvgi ei kasva. Ja siit edasi pole ime, et töökoha leidmine on samuti keeruline. Seepärast olen tasapisi püüdnud jõuda kokkuleppele tööandjatega läbi Tööandjate Keskliidu, aga ka üksikute partnerite, et võiksime tekitada ühe assotsiatsiooni Ameerika keeli siis Affirmative Action Organization, mis oma poliitikana võtaks neid inimesi, kes Eestisse on tulnud õppima ja kes tahaksid oma töist tegevust Eestis jätkata, võtaksid need oma tähelepanu ja eeliskohtlemise alla, et tasapisi seda barjääri ja võõristust kõrvaldada. Niisugused on need väljakutsed, kui me tahame kapitali kasvatada. Väljakutsed aga on inimestele ehk meile endile. Tavatsetakse retooriliselt küsida, kas niisugust Eestit tahtsimegi. Ja aus vastus sellele on jah, just täpselt niisugust Eestit me olemegi endale tahtnud. Mitte sõnades, vaid oma tegude ja otsustega. Olgu siis valimistel, kedagi tööle võttes, kellegagi suheldes või mitte suheldes, kedagi tervitades siia Eestisse või kedagi eemale tõrjudes. See Eesti on just täpselt niisugune, nagu me oleme seda tahtnud. Ja see Eesti, mis on 10 aasta pärast või 30 aasta pärast, ma loodan väga, saab olema täpselt niisugune, nagu meie tahame. Ma väga loodan, et meil jätkub tarkust tahta õigeid asju. Aitäh tähelepanu eest! Aitäh! Me oleme väga hästi graafikus, aga meil on aega vähemalt üheks küsimuseks, et kui on saalis kedagi, kes soovib kommenteerida, täpsustada, lisada mõtteid või küsida, siis see võimalus on olemas. Praegu mulle tundub, et see viis meid küll pisut teistsugusele arutluslainele, aga ma siiski ühe küsimuse sult küsiks. Ja ma natukene konkretiseeriks seda inimkapitali väärtustamist aspektist, millega sa oled väga hästi kursis. See on reaalia versus humanitaaria ja teemade ring, millega sa oled kahes ülikoolis päris palju kokku puutunud. Et milliseks sa täna hindad seda reaalia ja humanitaaria suhet Eesti kõrghariduses ja kui me oleme siin näinud reformi, et kas see reform on lõpule viidud või kuhu me oleme selle suhtega üldse teel, et milline see lõppjaam meie jaoks võiks olla? Et see natuke sõltub sellest, kust poolt sellele probleemile vaadata. Et valitseb arusaamine, et meil on nii-öelda pehmete alade üleproduktsioon ja
kõvade alade või siis raskete alade spetsialiste ei jätku. Ja ju nendel, kes nii väidavad, on selleks ka teatud põhjuseid nii abstraktsel tasemel kui ka konkreetsel tasemel. Küll aga olen ma armastanud ühe oponendi käest, kes mind Tartu Ülikooli rektorina tavatses selle väljakutsega kiusata, Toomas Lumanit, alati talle vastu küsida, et jutusta, kui palju sina maksad palka oma peafinantsistile ja peajuristile võrreldes inseneridega ja siis ma vastan sinu esimesele küsimusele. Me teame, et äri- ja õiguse ülikooli lõpetajad on keskeltläbi paremini tasustatud kui inseneri- ja loodusteaduste erialade lõpetajad Eesti Vabariigis. Ju sellele faktile tuleks otsa vaadata ja mõelda, miks see nii on. Teist poolt, riiklik poliitika on järjekindlalt kasvatanud loodus- ja tehnikaalade nii üliõpilaste kui ka lõpetajate arvu. Täna ulatub see juba üle 20%, mis on nii Euroopa kui eriti Ameerika võrdluses väga hea tulemus. Üks paremaid. Meil on loodus- ja tehnikateaduste lõpetajate arv 3% võrra jämedat kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Ütleme, et see on hea. Aga ta on 2 korda madalam kui Indo-Hiinas. Ja kas see on hea või on see halb, sellele küsimusele ma praegusel hetkel vastata ei oska. Küll võin optimistlikult öelda, et tõenäoliselt eelseisvatel aastatel see suhe muutub veelgi loodustehnika või selle ingliskeelse nimetusega STEM erialade kasuks ja ma arvan, et sellest tõuseb kasu ka Eesti majandusele.